Lazarus Group ja nende uus Clickfix taktika, kuidas tööotsijaid petetakse. Lazarus Groupi hiljutise küberrünnaku eesmärgiks oli tööotsijate petmine ja nende süsteemidesse pahavara, täpsemalt Go-põhise tagaukse nimega Goal & Ghost paigaldamine. Goal & Ghost on siis Go programmeerimiskeeles loodud tagauks, mis võimaldab ründajatel süsteemi kaugjuhtimise kaudu kontrollida ja andmeid varastada. Samuti on siis rünnakute taga Põhja-Korea kübertegijate rühm. Mis juhtus? Rünnak toimus 2025. aasta märtsis. Viimases kampaanias kasutati võltsitud töövestlusi, mille käigus ohvritel paluti alla laadida videokõne tarkvara, mida tuntakse Clickfix nimena. Ründajad sihtisid tööotsijaid, eelkõige neid, kes otsisid töökohti krüptorahanduse sektoris. Taktika eesmärgiks oli sisestada nende süsteemidesse Goal & Ghost, mis andis ründajatele kaugjuhtimise kaudu ligipääsu süsteemidele. Rünnaku täpne käik. Rünnaku mehhanism oli väga nutikas ja petturlik. Kõigepealt võtsid ründajad ühendust tööotsijatega läbi sotsiaalmeediavõrgustike nagu LinkedIn või X, pakkudes neile töövestlusi krüptovaluuta firmades nagu Coinbase, Kraken ja Robinhood. Ohvreid paluti osaleda videokõne intervjuul, mille jaoks tuli alla laadida tarkvara, mis viirusetõrje või pahavaratõrje tööriistade eest varjas oma kuritegelikku eesmärki. Kui ohver alustas videovestluse ettevalmistusi, ilmus ekraanile veateade, mille kohaselt tuli alla laadida uus tarkvara, et lubada kaamera või mikrofon. See oli ründajate taktika, mille nimi on Clickfix. Kui ohver soostis tarkvara alla laadima, sai tema süsteem nakatatud. Windowsi süsteemide puhul paluti ohvril kasutada käsurea funktsioone, et laadida alla Visual Basic Script, mis omakorda aktiveeris pahavara. Mac OS süsteemide puhul paluti kasutajal käivitada terminali programm ja käivitada skript, mis käivitas teise pahavara, Frosty Ferreti, mis varastas andmeid ja edastas neid ründajatele. Goal & Ghost andis ründajatele täieliku kontrolli nakatatud seadmete üle, võimaldades neil salaja varastada andmeid, üles laadida ja ära kustutada faile ning nuhkida veebibrauserites. Kõige ohtlikum osa oli aga see, et ründajad said ligipääsu ka salvestatud paroolidele. Keda ründajad sihivad? Nad on tuntud oma rünnakute poolest finantssektoris, kus nad ründavad panku, rahandusasutusi. Nende eesmärgiks on varastada raha. Näiteks on nad seotud Swift süsteemi rünnakutega, mille kaudu on varastatud suuri summasid. Lisaks sellele ründavad nad ka krüptovaluuta firmasid, et varastada krüptoraha. See raha aitab neil rahastada Põhja-Korea valitsuse tegevust. Lazarus Group ei piirdu ainult finantssektoriga, nad on rünnanud ka tehnoloogiaettevõtteid, riigiasutusi ja kaitsevaldkonda. Nende eesmärgiks on saada väärtuslikku teavet ja luua kasu Põhja-Korea huvidele. See Swift süsteem võimaldab turvalist ja tõhusat suhtlust finantsasutuste vahel üle kogu maailma, siis see moment. Vastumeetmed ja laiemad turvameetmed. Kui inimesed on teadlikud, et nad ei tohiks alla laadida tarkvara ega klõpsata kahtlaseid linke, siis on neil palju väiksem võimalus sattuda küberrünnaku ohvriks. Kui osalete töövestlusel või intervjuudes, kasutage ainult tuntud ja usaldusväärseid videokõnede teenuseid. Kolmandaks on oluline kasutada viirusetõrje ja pahavaratõrje tööriistu, mis aitavad ära tunda ja eemaldada pahatahtlikud programmid, enne kui need süsteemi tungivad. Kui teie operatsioonisüsteem ja tarkvara on värsked, on nende turvamiseks tehtud vajalikud parandused, mis vähendab haavatusi. Aitäh kuulamast!